No vaatame paari huvitavat autot, kuna mul hakatakse siin EGR-iga midagi tegema, siis jäi silma natukene uusi autosid, mis on tulnud siia. Honda CR-V 2,2 turbodiisel, biiturbodiisel, ei ole, ma ei tea. Kõik on nahk, automaat, suur navi, oi blääd raisk. Jooma raisk, see asendab juba laptopi, nii et teil ei ole isegi laptopi vaja. Kõik katuse reelingud raisk. Mida sa veel tahad? Ja väljed on puhtad. Halloo, hakkab looma. Kumm on ka ilus. Vist on puusalt pannes nagu vana auto ja kummispetsialist võin öelda, et tegemist on all-round kummiga. Ei ole suur tundub, reis. Huvitav, kui suur see on, reis. Tundub ikka päris suur. Aga ilus on, reis. Toon klaas on taga, reelingud katusel, kõik on olemas, on ja. Ja esiots on täitsa nagu peab olema, siuke vinge vana kool veel, on ja. Ei ole mingi nagu UFO juba näeb välja, mis varsti lendab selle asemel, et sõita. Näed, parkimissensorid on, mis heng veel tahad ees, nii et saab naine ka sõita. Kui nüüd taga ka oleks, siis peaks juba ausalt öeldes see auto müüdud olema juba nii kaugele, kui ma siin rääkinud olen. Ma ei tea, vist ei ole, või äkki on need või? Võib-olla või? Äkki ongi ja konks on taga. Värv näeb väga ilus. Siin on natukene, pohhoi, siia natukene paned musta värvi peale ja küünelakiga, nagu teie Eestis olete spetsialistid, natuke lihvite ära, kui te tahate teada, kuidas asi käib. Natuke lihvid ära ja siis paned lihtsalt küünelakki peale, ongi väga 5+ turu jaoks on väga super, kui edasi ka veel müüa. Siis ei olegi nagu midagi muud vaja. Oot. No vaatan pärast seda ka, seda BMW-d. See näeb ka väga viisakas välja siin. See on ka neil juurde tulnud, sest nii kaua, kui nad selle EGR-iga tegelevad. Aga mul on... Siin on uusi autosid tulnud, jah, no neil tuleb iga päev juurde, näed, seal on üks Mersu ja siis ma vaatasin, oli seal üks Tiguan, Volkswagen, linnamaastur, see Tiguan 2 turbodiisel. Aga kuhu ma jäin, et näidata teile ilusti, klaasid on sirged, on ja midagi ei ole kuskil paindu. Nii. Vaatame, kuidas siis, mis teema sees on. Näed, Honda võti täitsa olemas. Ei saa öelda, et Honda võtit ei ole. Ma vist panin kinni, nüüd on lahti või? Jep. Nii. Vau. Väga uhke. Seist näeb välja nagu täitsa ehtne auto süük. Päris vinge on nüüd. Ma ei tea, süük auto on mul küll südame järgi, sellepärast mul endal oli CR-V. Jõle ilus näeb välja raisk. Mul endal oli CR-V. Sellega ma olin küll väga rahul. Huvitav, kas siin, kuidas iste huvitav? Tere, siin on vist elektriistmed, mul on siuke tunne. Ja kus see võti nüüd käib siin? On võtme koht olemas? On. Parking on peal. Midagi juba piniseb, ossa raisk. Küti on ka sees. Uks on lahti, kõik näitab ära. Päris vinge auto on ausalt öeldes. Kõik on super, ilus, puhas. Ülevaatus on peale tehtud. Ma ei tea, siin on midagi kirjutab. Ei saa aru praegu, mis siin peal on, aga no vahet ei ole, polegi nii oluline. Paneme lihtsalt okei, peaselt midagi perse ei keera, see on navi peal. Ohoh, navi peal, jah. Kõik puhub, värgid, vaatame neid istme ülesid. Ja kui te tähendate seda plekki siin, siis see ei ole häbiplekk. See on, ma lihtsalt täna palgapäeva puhul, siis ma lubasin omale väikse bensujaamast $1 või €1 burgeri ja kuna see €1 burger on selline, et alt kukub ots ära ja siis kukub kõik lägas ülle sul.
siis näed, vaata, siin on kõik kuradi need 2 katuseluuki ja see on küll siuke kuradi igavene luksus, ütleme nii. Väga uhke, käima läks. Tahomeeter jäi ka palgale seisma, näed. Taakas ei liigu kuidagi. Palju läbisõita on? 278. No ma ei oska öelda, kas see on palju või vähe või super vähe või siin on mingi salakas. Siin on mingi juhe lahti. Ära sa ütle. Ja küll paneme selle kinni. Võib-olla ma ei pidanud seda nägema, aga no vahet ei ole. Mis meil siin pakkuda on? Servise raamat. Nii. Servise raamat. See on kindlasti navi, ma arvan. Jah, navigatsioonidisk. Jep. Okei. Vaadake natsa, nüüd ma panen kaamera natsa niimoodi. Vaadake mind ka vahepeal. Järge sellest tehke välja. See läheb pessu. Ega siin on tegemist tööinimesega, ega mul ei ole nii. Et ma pean ikka tööd tegema. Ja kui teed tööd, siis juhtub ka nii mõndagi. Siin on terve servise raamat. Siin on igasugused arved, värgid, särgid, mis siin tehtud on. See on küll vinge auto, ütleme nii. Niimoodi. Näed, servis tehtud. Midagi nagu servis on tehtud 70 000 peale või? Võib-olla tal on siis juba elektrooniline olnud, ega ma ei tea ju. Mis aasta ta üldse oli, ma ei vaadanud. Aga siin on veel midagi. Okei. Diisel, aga siin on midagi, siin on terve hunnik pabereid, ma arvan, et selle järgi. Ma tahan vist ära tõesti siuke igavene luksus, ega ma ei tea, võib-olla need CRV-d võib-olla tulevad kõik siukse, et siin on kõik asjad peal olemas. Ainukene, mis puudu on, ütleme, kui vajutud nuppu, tuleb siuke ümargune pall välja ja lakub kotte ka sul, kui vaja on, aga see on puudu, aga see tuleb võib-olla varsti saab nagu juurde lisa panna, maksad mingi tonn euri juurde ja ongi korras. Et see sobiks kaluritele hästi, sellepärast kaluritel on alati kiire. Siin on, näed, vaate ülevaatus tehtud. Kõik, et auto on 170 000 pealt on ülevaatus tehtud. Köötoi A60. Ja ta on praegu 8000 kilomeetrit tagasi on tal ülevaatus ära tehtud. Kõik on korras. Absoluutselt kõik. Isegi rattapoldid on timmis. Õieti kinni keeratud nii. Vapsee auto, ütleme niimoodi. Väga uhke. Terve raamat on kaasas, kõik mapp on olemas, kõik on super. Ja nagu te aru saate, siis kilomeetrit ei ole võimalik tagasi kerida, sest ta on ainult 278 000 sõitnud ja kui oli ülevaatus 70 000 pealt, siis ei saa kohe kuidagi. Et kõik ühtegi tulda ei ole armatuuris, kõik on super. Oota, kuidas seda käigukasti prooviti, kui sa paned käigus sisse? Siis on, nojah, siia on tegelikult peale kirjutatud okei, ja siis järelikult auto ongi. Vaadake, kui võtme külge on pandud siuke embleem, et okei on, siis te ei pea isegi autot käima panema, siis te võite kohe ära osta selle. Aga no siin on, ütleme, kõik olemas. Väga vinge auto on. Mulle meeldivad need. Ma ei tea, kuidas need lahti käivad. Võib-olla need ei käigi üldse lahti. Aga käivad ikka kuidagi. Äkki need nupud siin või?
ma ei tea, ma ei hakka näppima reis. Teesin teile videot, no tegelikult see on mul oma aja veetmiseks. Ühesõnaga siuke on siis väga okei ju, kui kellelgi huvi, mis ta, ma kohe vaatan, mis ta kirjutas, mis see on see. Mis see aasta on ja mis selle hind on. Tiugan. Uno momento. Honda CR-V 2,2 diisel automaat 4VD 2011 aasta 150 hobust diisel, hind 5500 euri, aga noh, ma arvan, et natukene kaabib kindlasti alla ka siit, väga okei. Et ma jätan selle seisma ja siis liigume edasi sinna sellesse BMW-sse, see võib ka ju huvi pakkuda, sest eestlased on ikka hull Bemmi rahvas. Vot.